Igal kevadel on Tartu jooksumaratoni põhiürituse eelselt toimunud ka ühistreening ja nii ka sellel aastal 2 nädalat ennem Elvas Männimetsade vahel 10 ja 16 kilomeetrit ja ühistreening on alati toonud sajad ja sajad jooksusõbrad rajale, kes vaatab rada üle, kes teeb võib-olla esimesed sammud jooksumaratoni rajal. Igal ühel on omad väiksed eesmärgid. Kuidas siis rajameistri arvates praegu Tartu jooksumaratoni raja olukord on? Ilus, päike paistab, loodus tärkab, rada on kuiv, ei tolma. Kas teil on plaanis ka nüüd järgmise 2 nädala jooksul mingisuguseid parandustöid teha veel rajal või enam pole vaja? Need on nipet-näpet, et üldiselt on ikka kõik olemas. Olen Andris ja õpin Tartu Kutsehariduskeskuses rekreatsioonikorraldust ja tulin siis oma praktikat tegema Tartu maratoni vabatahtlikuna ja see on super lahe kogemus. Juba esimesel päeval oleme saanud väga mitmekülgset tööd teha, teekotte lammutada, lisaks sellele rada ehitada ja erinevaid muid huvitavaid ülesandeid. Mina olen Maiken ja olen teinud kuskil 4-5 aastat juba vabatahtlikku tööd maratoni korralduses, joogipunktides põhiliselt ja täna siis alustasime oma praktikaga ja kõik on väga lahe ja läheb järjest põnevamaks. Mind huvitab sport ja suuri üritusi korraldada on nagu üldse selline põnev, pakub pinget just see, et tuleb jälgida, et kas kõik asjad on olemas, nagu mitmekülgselt on vaja hoolt kanda erinevate asjade eest ja see on põnev, see meeldib mulle. Meist saavad tulevikus suurürituste korraldajad, spordi suurim. Tartu maraton on meie mõlema üks tulevikuplaanides nägemus, kus võiks töötada edaspidigi. Üks on kindel, kevad on jõudnud Lõuna-Eestisse ja kõik need, kellel 10. maiks veel plaanid tegemata, siis kindlasti Tartu jooksumaraton on üks nendest üritustest, kust osa võtta ja tulge nautige kevadet Lõuna-Eestis, tulge nautige Tartu jooksumaratoni.